Scoutspataljon sai 100-aastaseks. 1918. aastal tuli noore mehena Ameerikasse rännanud, seal jõukaks saanud ja Filipiinidel elades skautlikust liikumisest vaimustunud Henry Reissaar välja ainulaadse ideega luua omal kulul väeosa Eesti Vabariigi kaitseks. Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Tarmo Kundla kinnitas aastapäeva kõnes, et väga palju 100 aasta tagused ülesanded tänasest päevast ei erinegi. Meil läheb hästi, nii nagu alati on läinud ja nii nagu ma enne mainisin ka arhivistusel, et see praegusel hetkel pataljoni üleminek soomukitele, kolimine siia, ajateenijatega toimetamine, et see kõik koos missioonidega on üsna tummine ettevõtmine ja saab tehtud. Juubeliaasta on Scoutspataljonile olnud mitmete muutuste aasta. Üheks suurimaks on kolimine Paldiskist Tapale, kus kõige muu hea hulgas on lahingumasinate hoiustamiseks ja hoolduseks head tingimused uute ehitiste näol. Lindid toovad meile natukene juurde seda, et me saame teha neid asju pagemini, mis me varem tegime oma tavaliste soomukitega. Tänasel rivistusel jagati tunnustusi tublimatele. Päris aastapäeva tähistatakse ka jaanuaris Pikksaare lahingu aastapäeval, mis oli skautide hiilgav ja võidukas lahing Vabadussõjas.